Esiteks juba see, et ega me ei tea, arvatavasti kuri ei saa oma tahtmist, arvatavasti selle tüki lõpus see kuri, ja nüüd peab mõtlema seda, kas see kuri on ikka väga kuri, ja kui ta oma nii-öelda tahtmise saab, kas see on ta päris tahtmine. Mina arvan, et ei ole kurjust olemas, ei ole kurja inimesi, need on lihtsalt need olukorrad, need on need samad esivanemate mingi taak, see ühiskondlik, see, kuidas see on olnud, kõik mõjutavad üksteist. Ja mida vähem on teadvel inimesi, seda rohkem on seda nii-öelda kurjust, aga ka selle tüki lõpus, see niimoodi lõpeb, see ei ole kellegi unistus, et selles mõttes ma arvan, et kurjus ei saa siit mitte midagi, ja me ei tea, kas see surm on nüüd see kõige hullem asi. Kuskil ma sisimas arvan, et see ei pruugi olla, ma ei tea. Ma ei tea seda, ma võin lihtsalt. Aga ma arvan, et kurjus ei tahtnud seda. Nii-öelda kurjus jutumärkides tahab ka, vajab ka armastust, et see kurjus ära saaks lahutada. Ma loodan, et ja minu ülesanne on olnud või see mingid asjad, mis ma algusest peale olen ajanud, mingisuguseid asju, millest ma ei ole nagu loobunud ja ei ole seda ümber mõelnud. Esimeses proovis ma tegelikult ütlesin, et see võib kõlada mingi klišeena, see võib kõlada mingisuguse lohutusena ja nii edasi, aga selles tükis ei ole nii-öelda ikkagi väikseid rolle. Tegelikult üheski tükis ei ole. Tegelikult ma arvan, et kokkuvõttes seal ei ole väga suurt vahet, et kui sa oled saanud selle kindluse oma rolli suhtes või isegi mitte rolli suhtes, vaid see isikliku enesekindluse, et siis välja paistab, et seal ei ole vahet. Kuskil ma võin ju aimata, et äkki peaosas on lihtsam olla, aga ma arvan, et see ei ole päris tõde, aga kui see nagu niimoodi paistab, siis ma arvatavasti olen seda oma liini suutnud algusest lõpuni vedada ja kõik on aru saanud, et jaa, nii see ongi. Ja kui nad on selles sees, nad saavad aru oma kohast, nad saavad aru oma tähtsusest, et see peategelastel ei oleks mitte midagi teha, kui siin kõrval kedagi ei oleks, see lugu ei toimiks. Nad on kõik. Ükskõik kui palju nad aega saavad, on nad tegelikult. Ja ma ei liialda, on nad võrdse tähtsusega tegelikult. Et ilma nende väikeste osadeta, nii-öelda väikeste osadeta siin ei toimiks see maailm. See on vaja luua maailm oma kõikide nüanssidega, kõikide nende inimestega, iga väike ukse koputus, telefoni helin, isegi see inimene, kes nii-öelda telefonis räägib, keda me ei näe või isegi ei kuule, me võime aimata, kellele helistatakse, ka need on olulised, et ka need inimesed tulevad saali kohale, ja ma saan aru, tegelikult ta räägibki kellegagi. Ma saan mõistusega aru, et see on teater ja seal tegelikult arvatavasti vastu ei räägita. Aga mul on selline mulje, et see tõesti toimib, ta räägib kellegagi ja see loob selle maailma, kus me saame sisse minna, see loob selle süsteemi, kus me saame kaasa tunda, kus me saame sellesse loosse sisse minna ja siis on ta kaastunnet äratav. Muidu on see märkide süsteem, mis on lihtsalt märgid. Kõik elusad inimesed loovad selle maailma. Ma mitte kelleski konkreetselt. Ma ka
igas selles inimeses on, kui ma siin lavastama tulen, kõik näitlejad, kes siin on, ma ei erista neid, ma ei eralda neid, nad on, ma ei tea, kuidas see kõlab, aga minu jaoks on nagu, seda peab näitlejate käest küsima, aga minu meelest on nad kõik nagu võrdsed. Nad on kõik väga tähtsad. Et ka selles tükis ma suudan kõikidest aru saada. Nad ei erine nii õudselt üksteisest, seal on väiksed nüansid, aga tegelikult võiks igast tegelasest teha, kirjutada näitemängu ja oleks umbes sama hea ja kogu selle, igas inimeses on see essents ja maailm olemas, et ma ei suuda kedagi nagu esile tõsta hingesugu, ma igas tegelases leian midagi endast, muidu ma ei saaks seda tükki teha. Ma pean neid kõiki mõistma ja isegi armastama. Ma esimesel päeval, ma mäletan seda, ma olin üsna närvis, aga see on ka loomulik, see on alati. Ja lavastaja või inimene, kes läheb nagu hakkab tegema midagi, mida ta ei ole enne teinud, et selle arvatavasti, ma ei tea, mina ei usu neid lavastajaid ja inimesi, kui ta tuleb sinna ja ta nagu ei ole, et ta on nagu nii kindel. Ma arvan, et sa peaksid tegelema budismiga mingi 20 aastat, et sul oleks täiesti, sul ei lähe peopesad higiseks. Aga see, ma kohe ütlesin seda. Sa pead olema aus kogu aeg, nii palju kui võimalik, siis kui näitleja saab aru, et seal ei ole mingit nippe ega nurgataguseid ega mingeid asju, mida peaks nagu mingid ootamatusi, mida peaks kartma, siis nad usaldavad sind ja tulevad kaasa. Need suhted peaksid olema siin tehes võimalikult selged ja klaarid kõigi vahel. Sa pead näitlejatesse kõikidesse suhtuma austuse ja lugupidamisega. Muidu saab ka teha, aga ma ei oska. Ideaalne on see, kui nad tunnevad, et peale armastus ei ole maailmas mitte midagi olemas, et ma nagu alati ei suuda, aga ma nagu ei ole mõtet vähemaga jamada. Et tegelikult tuleb keskenduda alati sellele põhilisele. Et see on see, mis loob kõik. See, mis on alati olemas olnud, algusest lõpuni ja mis jääb igavesti kestma. Või tähendab mitte algusest lõpuni, sest algust ei olegi olnud, et see on olnud kogu aeg ja nii see jääb. Et ükskõik mis juhtub, seal tegelikult ei juhtu mitte midagi. Tegelikult on see kõik mäng. Et see isegi traagilised sündmused kuskil mingil tasemel ei ole enam traagilised. No võib-olla see, jah, et peale armastuse midagi tegelikult olemas ei ole. Muu on kõik vähetähtis. Aga huvitav. Me mängime seda mängu kogu aeg. Isegi praegu ma mängin mingit mängu. Ja teie seal taga mängite mingit mängu. Ja see mäng on nagu rõõmus. Võib-olla seda, et see mäng oleks ka tegelikult, et inimene tunneks, et ma võin seda mängu, mida nimetame eluks, natuke rõõmsamalt mängida, et meil ei ole tegelikult vaja nagu, me oleme selles kõiges koos, me teeme seda koos, ei ole halbu ega häid, me teeme seda koos ja meil on võimalus see mäng nimega elu muuta rõõmsamaks, et ei oleks traagilisi lõppe. Nii öelda traagilisi.